Minu nimi on siis Karl-Erik. Täna teeme niisuguse meie platsi õpetusvideo. Ehk siis, kui sa tõmmanud endale Minecrafti, on sul see inglise keeles. Kui tahad keeli vahetada, lõtsake niisuguse pildi peale. Siis mingi allapoole, kuni leiad eesti keele. Siis saate eesti keele ja kõik on eesti keelne. Vajutage F11, kui tahate suuremat ekraani. Kellel on HP arvuti, vajutage Shift ja F11. Need on siis mapid, mida saab mängida. Igas mapis on erinevad asjad sul. Erinevaid kohti ja kõik on täiesti erinevates mappides. Nagu näete, oli see map niuke. Ja nüüd see maailm on teine maailm. Ja see on hoopis teistsugune. Näete. Nagu mingi täiesti teine maailm. Ja see ongi täiesti teine maailm. Kui te tahate veel uuemat maailma, mida teil veel ei ole, vajutage loovusmaailm, ellujäämine. On siis niuke, kus on elud ja mitte midagi pole. Halastamatu on samasugune, kuid sul on ainult üks elu. Ja kui sa saad surma, on maailm kustunud. Loominguline on siuke asi, kus on kõik asjad sul olemas ja saad lennata. Muidugi on ka siin all kirjutatud, mis need valikud siis on. Siin on teil 3 valikut, siis on ellujäämine. Võite siit lugeda alt ja mul oli halastamatus lugega ka läbi, et teada, mis asi see on. Siis loovusmaailm. Olen maailma nimeks meie platsi õpetusvideo. Muidugi. See video nimi tuleb sellest, et ma õpetan siin Minecrafti mängima. Ma panen siis mängu ulaadi ellujäämiseks, teen siis stardikirstu. See on siis niuke kirst, kus sees on sul stardiks vajalikud asjad. Ma panen suured mäed seisuks ja siia ma ei kirjuta vist ka mitte midagi. Kui sa tahad siia midagi kirjutada näiteks, ma ei tea, mis sünnin kuskil aasal, siis sa sünnidki aasal. Ei kirjuta mingi asi sinna, siis see ka juhtub. See on siis niuke koht. Siis sa sünnid kuskil täiesti suvalises kohas ja sul pole mitte midagi. Muidugi tuleb need asjad endale tekitada. Nüüd siis lõhu seda puitu, et hoia vasakut lahvi peal, sellega saad lõhkuda. Lõhume siis selle puu maha siin. Muudkui. Ja nüüd saime siis ühe puu maha võetud. Muidugi pole ainult kõik niuke kogumine ja nagu et lõhu kõiki asju, mida siin näen. Minecraft ei ole ainult see. Muidugi tuleb ka craftida, mis käib siis niimoodi. Panen puiu siia ja hakkan vasakud lahviga nendele tulemusele lõpsima. Paremat lahviga saab panna asju ükshaaval. Ja siis panemegi. Ehitame paremaga lahviga ruudu ja saame niukse asju nagu töölaud. See ei ole mood. Siis teeme siia alla niuksed 2 paremat lõpsuga tehtud värki ja saame puupulga. Nüüd siis teeme endale esimese tööriista nagu puidust kirka. Sellega saab lõhkuda kivi ja muidugi tappa ka kiiremini. Kõige parem ja tõhusam tapariist on mõõk. Ajab kirkaga ka mingi läbi. Kui sa ei viitsi hakata mõõka tegema, siis on kirka muidugi ka hea. Käsilõhu tapab kõige aeglasemalt ja muud niuksed materjalid. Nüüd siis aga peaksime otsima stardikirstu ülesse, millest ma teile enne rääkisin. Seal on alguseks vajalikud asjad osad sees ja need asjad on tavaliselt ja siin see stardikirst on. Nagu niuksed kerged asjad, mitte niuksed igasugused. See on siis kõrvik, lõhu see ükskõik millega ära ja siis jah. Lõhu muidugi kirst ka ära, siis kirstu saab igasugu asju panna, nagu nägite. Kirvaga lõhu muidugi puitu poole kiiremini. Kõiki puitu sisaldavaid asju lõhub kirvaga kiiremini. Ehk siis. Nüüd siis jah. Muidugi on puit väga vajalik asi, nagu nägite. Peaaegu kõik need asjad, mis ma sain, on sisaldavad puitu omajagu. Isegi leib. Leiba ei saa ilma puiduta. Muidugi, kui sa ei leia seda külapõllult või siis hoopiski stardikirstust. Nii siis jah. Niimoodi on kasulik alustada mängu.
muidugi võib alustada liivaga, kogud näiteks liiva või mulda, teed mingi maja valmis. Kuid mina näitan teile, kuidas alustada mängu niimoodi, et sul on mängurežiim rahulik ja muu niuke värk. Nüüd siis näitame teile, mis selle kirkaga teha saab. Kirkaga saab lõhkuda kivi kiiresti ja niimoodi, et saad kivi endale. Kui sa mingi muu asjaga kivi lõhud, mitte kirkaga, siis lõhub kivi poole aeglasemalt ja sa ei saa kivi endale. Ehk siis said ühe kivi, mis oli kirkaga lõhutud. Kogume veel siit kivi, sest kivist saab teha tööriistu. Igasuguseid tööriistu ja need on paremad kui puust tööriistad. Nagu näete, on mul siin kivi kirves. Praegu hetkel jah. Mis mul siin ikka siis crafting table ja teeme endale ahju, mis käib niimoodi. Paremat lõpsuga saab muidugi ükshaaval panna, kui ennem keegi enam ei mäleta. Nüüd siis teeme endale kiviskirka. Erinevus on kiviskirkal ja puukirkal selles, kiviskirka lõhub asju poole kiiremini kui puuskirka. Nüüd siis lõhume kirvega crafting table'i ära ja nüüd hakkame siis lõhkuma. Süsi on siis see mustadega asi. Sellega saab praadida ja sulatada. Praadida muidugi liha, mida ma siit sain. See on siis toores sealiha, mida saab süüa, kui sul läheb see lihade rida tühjaks. Sulatamine on see, kui sa saad niukest rauamaaki endale. Siis sa saad selle rauamaagi sulatada metalliksi lahti ja metallist saab tööriistu teha. Rauamaaki ma õpetan teile tundma, kui ma selles osas veel jõuan rauamaaki teile näidata. Nüüd siis see on süsi, mida tuleb koguda, sest et see on vajalik ja kasulik materjal. Alguseks vajalikud asjad on need, mida mina praegu teile näitan ja teen. Rohkem mingeid asju polegi vaja graffida või ikka muidugi puidust nuppe, mida ma saan praegu teha. Niukseid poolikuid kiviplaate ja väga palju muid asju. Kuid neid pole vaja praegu hetkel. Need võid teha siis, kui siin on olemas juba kodu. Sul pole väga palju muid nagu asju vaja koguda. Aga praegu on mängu alustamine. Asjade kogumine. Ehk siis nende asjade kogumine, mida sa loodusest leiad. Või maa alt või kuskilt. Siis lähme nüüd jooksuga kuskile sinnapoole ja vaatame, mis siin siis on. Sellest ole, kui ma leidsin mingi augukese. Aukudest on nagu niisugused koopad, kus võib leida igasugust asja. See pole kõige suurem auk, siit ma usun, et ma ei leia mitte midagi peale kivi. Need on lehmad. Kui neid tapad, siis ega sa rohkem ei saagi kui lehmaliha ja nahku, mis siin kõrval on. Toores veiseliha ja nahk on selle kõrval. Nahast saab teha niisuguseid kaitseid. Ja näete, see ongi niisugune auk, kus võib leida igasuguseid asju. Siis just ole, kui ma siit alla ka kukuksin. Pidin ma seda ütlema. No kui sa nagu liiga kõrgelt alla kukud, läheb sul neid südamekesi, need on siis elud. Ja kui need on täiesti otsas, siis sa saad surma ja kõik su asjad on kadunud ja sa oled jälle alguses tagasi. Halastamatuse režiimis pole muud, kui su maailm kustub lihtsalt ära. Siin aga on niimoodi, et midagi ei kustu, ainult asjad kaovad ära. Tähendab, kukuvad maha ja jäävad siia. Ootama, millal sa tagasi siia jõuad ja need jällegi üles võtad. Ja näete, nagu ma ennem rääkisin metallist, on see metall, mida ei saa lõhkuda puukirkaga. Seda saab lõhkuda ainult kivikirkaga või muude tugevamate kirkadega. Siis jah, metallist saab teha tööriistu ja muid siukseid värke. Nüüd siis on niuke aeg, kui tuleb koguda metalli. Palju metalli. Teha endale esimesed tööriistad ja kaitsed, mis on kaitsevad. Muidugi saab ka kaitseid teha nahast, aga lavast kaitsed on paremad kui nahast kaitsed. Ja siis on meil vaja koguda ironit. Ja jah, et meil on siis videoaeg läbi ja head aega, kallid vaatajad!